Head omavalitsuse inimesed ja kaasamõtlejad. Taas on valimiste aasta. Tagasi vaadates oskate teie kõige ausamalt hinnata, mida 4 aastaga koduvallas või kodulinnas tehtud ja mida oleks vaja veel kindlasti teha. Kannate siis ise kohaliku võimu raskust või olete sellega parasjagu opositsioonis. Kindlasti olid viimased 4 aastat heitlikud ja keerulised ning sundisid meid kõiki mõtlema, et mida, kui palju ja kuidas saab omavalitsus teha lisanduvate ülesannete ning raske majandusolukorra kiuste, unustamata seejuures oma inimesi. Mina saan võtta endale vabaduse ja võimaluse vaadata sellele veidi eemalt, sest mina ju oktoobris ei kandideeri ega muretse ühegi erakonna või valimisliidu tulemuse pärast, mis ei tähenda, et ma üldse ei muretse. Kas see oleks valijate eksitamine, kui erakonnad püüavad kohalikud valimised suunata nii-öelda suurte teemade, üleriigiliste teemade rajale? Nii ja naa. Kui keegi tõstab teemaks näiteks erakorralised parlamendivalimised, siis see on osa Toompea poliitikast ja las jääb sinna. Kuid sotsiaalvaldkonna, teedevõrgu ja ühistranspordi tulevik või gümnaasiumivõrgu korrastamine mõjutavad väga tugevalt kohalikku elu. Kindlasti ka üleminek eestikeelsele haridusele, kus muu hulgas omavalitsuse võimekus ja tugi või selle puudumine määrab nii mõneski linnas selle edukuse. Need on teemad, kus omavalitsuste hääl peab olema kuuldav, kus omavalitsustelt tuleb arvamust küsida ja seda ka kuulata, kui see pole vaid erakondlikkusest kantud. Kuid just praegu on igati asjakohane erakondadelt küsida, kuidas vallad-linnad saaksid paremini iseseisvalt toime. Kas juba pikka aega tagasi välja käidud ning ikka ja taas üles tõusev küsimus osa käibemaksu kandmisest omavalitsustele tuleks teoks teha? Kui palju peaks riik kohaliku koolivõrku enda kanda võtma, ehk otse öeldes, kas valdadele jääks vaid algkoolide pidamine? Kas haldusterritoriaalne reform on lõppenud või liigume edasi? Üks maakond, üks omavalitsus. Kas riigiasutuste lahkumine maakondadest on mugavusotsused üldises kärpejutus või paratamatus? Ja kuidas asendada abi või nõuvajajate otsesuhtlust ametnikega, kui kõik Eesti e-inimesed internetti ei kasuta? Siit minu palve. Hoidke omavalitsuste tulevikku puudutavad teemad valimiste eel nõudlikult üleval ja tekitage arutelu. Teie saate seda teha, sest volikogude liikmekandidaatide monoloogil ei ole ju mõtet. Jõudu teile!